Jätkame professor Ülo Valguga juttu jumalast, inglitest ja kuradist. Korra tahtnud vanapagan jumalat kiusata ja küsinud selle käest, kas see mitte üht väikest palvet kuulda ei võtaks. Jumal vasta, sinu palve saab täidetud nii pea, kui tammepuul kõik lehed maha on pudenenud ja oksad raagus on. Vanapagan rõõmustas selle lubaduse üle mehe moodi. Ootas pitkisilmi sügiset, kuid pahanduseks ei varisenud lehed tamme otsast maha. Vanapagan mõtles. Pole viga, ootan talveni. Küll nad siis lume ja külmaga kõik maha pudenevad. Tali tuli, kuid lehed olivad ikka veel tamme otsas, ehk nad küll ju kolletanud ja närtsinud olivad. Oot, rööstis end vanapagan. Küll nad enne kevadet tammu maha pudenevad. Kevade tuli. Uued lehed olivad ju kaunis suured. Nüüd langesivad mineva aastased aega mööda maha. Vanapagan nägi, et ta tüssatud oli. Hirmsas vihas tormas ta tammepuu otsa, rebis ja krabis küüntega lehti, et tükid taga. Selle täheks seisab tammepuu aasta otsa lehte tehtes ja manitseb oma lõhutud lehtedega iga ühte vanapagana tigeduse eest. Kuidas me rahvaluules saame aru, et kas tegemist on eelkristliku arusaamisega jumalast või kristliku arusaamisega jumalast? Ega hästi ei saagi aru, sest nüüd Jumala nimi ja see kujutelm on tõesti nii tugevasti ristiusu poolt üle kirjutatud, et on väga raske püüda näha selle taha. Ilmne on see, et see sõna Jumal on eesti keeles osutanud just taevasele olendile või taevale. Sest kui vaadata selle sõna etümoloogiat, siis tundub, et see on väga vana Indo-Euroopa laensõna iraani keeltest. Et ta esineb ka seal mari keeles kujul jumo. Ja siis me leiame selle vana india keeltest, et juman, mis tähendab taevast või ka jumalat. Ja sellel on teine kuju Diaus Piiter, mis tähendab taeva isa. Ja selle tuletis või hilisem vorm omakorda on Rooma usundis siis Zeus Pater või Jupiter. Ja me näeme, et see sõna on kindlasti seotud taevaste jõududega, tugevate, vägevate valitsejatega. Et ilmselt Jumal on olnud kunagi ristiusu eelsel ajal ka üks väga vägev taevane jõud, võimalik, et ta on ka nagu taevaga samastatud. Et selle kohta me täpselt ei tea. Aga kõik muud sellised võrdpildid, et rääkida jumalatest mitmuses ja neid kindlasti on seda niimoodi ka tehtud, aga näib, et see varasem tähendus on selline taevane üliolend. Kui kuradist räägitakse otse ja mitmel erineval kujul ja viisil, siis miks jumalast räägitakse ainult vihjamisi? Eks räägitakse temast ka otse, et on selliseid muinasjutte, kus ta esineb tegelasena, et ta rändab maa peal, kas Jumal või Kristus. Aga eks žanrite erinevate väljenduslaadide vahel oli ka omamoodi tööjaotus. Me oleme siin keskendunud nüüd eelkõige usundilistele juttudele ehk muistenditele, aga ärme unusta seda, et 19. sajandi eestlane, kui me räägime temast, oli kindlasti kiriku inimene. Tal olid selge meie isa palve juba Leeri õpetuses nõuti seda, et seda pidi oskama lugeda. Ta laulis kirikus lauluraamatust laule, need olid talle selged. Nii et selle valdkonna jaoks olid ilmselt lihtsalt teised žanrid. Ja usundiline muistend, usundiline folkloor keskendus rohkem selle maise maailma jõududele, nagu vaimud, haldjad, kodukäijad, kummitused, kurat ja nii edasi, nõidus, kuri silm. Et see temaatika oli selline.
Jumal oli niivõrd vägev, et ta nagu ei mahtunud samaväärsena nende tegelaste kõrvale, vaid juttudes ta pigem sekkub kuidagi mingite vihjete kaudu, kus siis nimetatakse Jumala nime, lüüakse ristimärk endale kaitseks, et loetakse meie isa palvet ja siis selle peale need maise maailma kurjad jõud kaovad, et inimene pääseb, et see tagajärg võib olla väga, väga ohtlik, väga kurb seal paljudes juttudes. Kangelane lihtsalt hukkub, teeb haigeks või see läbielamine, kohtumine kuradiga on niivõrd vapustav, et ta ei tulegi sellest enam välja, et ta sureb. Kord läinud isa oma pojaga aeda tegema. Poeg murdnud aiavitsa katki, isa läinud selle üle vihaseks, öelnud, kurat võtaks sinu. Kohe tulnud kurat ja öelnud, anna ta siia. Isa hakanud paluma, jäta ta veel mulle, kuni ta leeritud saab. Siis oli kurat veel teda isa palve peale nii kauaks jätnud, kuni teda pidi ära leeritud saama. Isa läinud õpetaja juure, rääkinud sellele. Õpetaja pannud poisi kooli, koolitanud teda kuni leeri ajani. Leeritanud sest ajast ära, kuni kurat poisi järele pidi tulema. Viimane öö jõudnud kätte. Õpetaja pannud siis poisi selleks ööks kiriku altari sisse piiblit lugema. Altarile tõmmanud mõega otsaga 3 viiru ümber, käskinud poissi seal lugeda ja ei mitte vaadata, kui kurat teda viima pidi tulema. Ükskõik mismoodi, kas isa, ema, venna või õe näol. Kui ta pidi kutsuma, mitte vaadatagi. Siis pannud õpetaja kirikuuksed kinni ja oma sõrmusse pitseri peale. Enne südaööd tulnud kurat teda ära viima. Küll olnud vahel tema isa, vahel kui ema, vennad, õed, kes teda olid kutsunud ja öelnud. Mis sa seal teed? Tule ära. Astunud 2 mõegaviirust üle, mis õpetaja oli tõmmanud, aga 3. enam ei ole üle astunud. Tema oli aga lugenud piiblit, ei ole kuhugile vaadanud. Kui hommiku oli kätte jõudnud, siis olid kõik kutsujad ära läinud. Siis tulnud ka hommikuvalges õpetaja kiriku vaatama, kas poiss alles on. Kui ta sinna oli saanud, siis laulnud poiss altari sees laulu. Ma tänan sind, et oled mind, oh Jumal, armust hoidnud. Siis saanud see laul ka meie kiriku lauluraamatusse üles kirjutatud, mis praegu alles on. Kuidas on lood teiste taevaste jõududega? Inglitest on juttu väga paljudes Eesti folkloorižanrites. Nad esinevad isegi regilaulus. Regivärsilises laulus me näiteks haldjaid ei leia või kodukäijaid, mitmeid selliseid tegelasi, kes muistendis on väga tavalised või võtame varavedaja Kratt jälle regilaulus. Teda ei ole. Küll on inglid seal mitmetes laulutüüpides tegutsevad, tihti on inglid samastatud taevatähtedega. Ta on sellised laulutüübid, näiteks uppunud vend, kus laulik otsib oma uppunud venda ja siis ta kuuleb kas taevatähelt või inglilt, et vend on uppunud. Inglid on ka sõnumitoojad, nad on ka vahendajad siinpoolsuse ja sealpoolsuse vahel, et ingel on tihti selline olend, kes kuulutab ette surma või toob surmasõnumi. Aga inglid muidugi on ka kaitsjad. Enne ilmasõda olnud säärel keegi noormees teises peres kaarte mängimas. Õhtu hilja koju tagasi tulles näinud poiss korraga sääre väljal
suurt valgust taevapiiril, mis ikka allapoole oli heljunud. Maapinnani jõudes paistnud sellest valgusest välja üks valge tiibadega ingel, kes ühe pere poole oli heljunud, kus üks vaga ja jumalakartlik naisterahvas haige olnud. Hommikul läinud külas jutt laiali, et see ning see vaga naisterahvas olla öösel ära surnud. Sest ajast saadik pole poiss julgenud enam õhtutel väljas käia. Kas ingel on alati nii-öelda kristlik mõjutus või on mingisuguseid taevaseid jõude peale Jumala veel ka sellises eelkristlikus ajas? Tundub, et inglitel on jällegi eelkäijad seal ristiusu eelses usundis. Et paljus nad meenutavad selliseid kaitsjaid esivanema kujusid. Et Oskar Looritson on kirjutanud sellest, on näidanud, kuidas inglite eel seisavad tõenäoliselt sellised perekonna või suguvõsa kaitsvad tegelased. Pikne muidugi on väga tähtis taevane jõud, et on üles kirjutatud ju päris vanu tekste seal 17. sajandi esimesest poolest Johann Kutslafi kirja pandud Pikse palve Pikse papilt Vihla Jürgenilt, kus ta siis palub Pikselt head ilma ja on juttu seal härja ohverdamisest Piksele. Et see Pikse ja Jumala vahekord on ka võrdlemisi keerukas, et mõnikord tundub, et nad on iseseisvad, sõltumatud jõud, et eks see võib-olla niimoodi on ka olnud, aga hiljem on juba siis Jumal see, kes on Pikse ilma loonud, et on räägitud sellest, kuidas siis vanaisa seal pahandab või tõreleb inimeste pattude pärast, et see on kristlikus vaatepunktis siis põhjus, mis äikse ilma esile kutsub, et me näeme, kuidas loodus nende vaadete järgi siis vastab sellistele moraalsetele ootustele või inimene ja loodus on nii tihedalt seotud, et inimeste eksimused, ülesastumised ilmnevad ka looduse keeles ja looduse kaudu kõneleb jälle ristiusu Jumal. Kas Eesti rahvaluulest leiame me ka langenud inglite motiivi ja mis on siis nende ülesanded ja rollid? Jah, nii nagu kõikjal kristlikus maailmas, kristlikus Euroopas on Eesti rahvausundis ka tuntud seda pärimust, mille sisuks on siis ühe peaingli vastuhakk Jumalale. Kusjuures väga põnev on see, et Eesti rahvaluules on siin inglid oma rollid ära vahetanud. Üldiselt kristlikus pärimuses on peaingel Miikael, see, kes astub Lutsiferile vastu, ta on taevaste väehulkade juht, kihutab kurjad inglid Jumalale vastu hakanud, inglid taevast välja, need, kes siis Lutsiferi juhtimisel tahtsid võimu võtta. Eesti rahvaluules on väga palju üleskirjutusi, kus on juttu sellest, et peaingel Miikael oli see, kes hakkas Jumalale vastu. Ja on seostatud seda pärimust langenud inglitest Mihklipäevaga. Et see oli päev, kui toimus taevane sõda, kui taevast pilluti ingleid alla, kui nad siis pudenesid, kes kukkus vette, sellest sai veehaldjas, kes kukkus metsa, sellest sai metshaldjas, maa-aluseid olendeid on Eesti rahva usundis väga laialt tõlgendatud langenud inglitena, millest tuleneb ka see, et nad on inimesele ohtlikud, nad põhjustavad igasuguseid haigusid ja tõbesid. Ja isegi selline väike narritamisvormel, nimevormel, et Mihkel, Kihkel, Kitsehabe, Kevadine piimahabe, et seda on seostatud ka kuradiga, et on öeldud, et see viitabki kuradile, et see ei ole keegi muu kui see kurat, endine peaingel Miikael, kes taevast alla tõugati.